Midagi on muutunud Ukraina sügavrünnakute osas. Rafineerimistehaseid rünnatakse endiselt. Kampaania, mille eesmärk on Venemaa sõjamasinalt elujõud ära võtta, kestab endiselt. Aga need löögid on teistsugused, täpsemad. Need on muutunud vähem laiaulatuslikuks, kuna Ukraina sihib mitte rafineerimistehaseid endid, vaid olulisi masinaid ja komponente, mida Venemaal on uskumatult raske ja mõnikord võimatu asendada. See on Ukraina meistrikäik. Aga Ukraina pole seda üksi teinud. Ukraina võtab Venemaalt midagi asendamatut ära kahe teise riigi, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide abiga. Prantsuse-Ameerika ühendus on andnud Ukrainale samm-sammult juhendi, kuidas Venemaale valusalt ära teha. Ja Ukraina muudkui virutab. Kõik sõltub rafineerimistehaste rünnakutest. Aga kui oled jälginud Ukraina sügavrünnakute strateegiat, siis tead, et sellised rünnakud ei ole. 2026 aastal midagi uut. Tegelikult oli 2025 aasta, selle konkreetse strateegia läbimurde aasta. Ukraina hakkas Venemaa naftat tugevalt ja korduvalt ründama. Aasta lõpuks oli tekitatud tohutult kahju. Ukraina oli sihikule võtnud üle poole Venemaa kogu rafineerimisvõimsusest. Jaanuarist 2025 kuni sama aasta oktoobri alguseni ründas Ukraina 21 Venemaa 38 suurimast rafineerimistehasest. Õnnestunud rünnakute arv kasvas märkimisväärselt. Ukraina droonid jõudsid 2025 aastal sihtmärkideni 48%, sagedamini kui 2024 aastal. Ukraina suutis mingil hetkel peatada umbes 20% Venemaa rafineerimisvõimsusest ja aasta lõpuks väidetavalt oli see põhjustanud Venemaa naftasektorile üle $13 miljardit ulatuses kahju. Strateegia oli hea, kuid see polnud kaugeltki täiuslik. Ukrainal oli probleem ja see tulenes Ukraina rafineerimistehaste pihta tehtud rünnakute laiaulatuslikust iseloomust. 2025 aastal piisas Ukrainale sellest, kui nad suutsid läbida Venemaa õhutõrje ja tabada rafineerimistehases midagi. Ükskõik mida. Tulekahjude tekitamine oli eesmärk, mis muutis nende rafineerimistehaste suured mahutid Ukraina peamisteks sihtmärkideks. Üks tabamus droonilt ja mahuti plahvatab. Ja tuli võib levida ka ümbritsevatele aladele. Jällegi see töötas. Rafineerimistehased pidid tulekahjude kustutamise ja remonditööde tõttu tegevuse peatama. Ukraina ründas rafineerimistehaseid isegi mitu korda järjest, et hoida neid kauem rivist väljas. Kuid rafineerimistehased taastasid siiski kiiresti oma töö. Kui tulekahjud olid kustutatud, polnud mahuteid ja hooneid eriti raske asendada. Midagi pidi muutuma. Ukraina pidi hakkama oma löökidest täpsemaks muutuma. Hiiglaslikud tulekahjud rafineerimistehastes tõid küll palju tähelepanu, kuid kui 2025 läks üle 2026 aastaks, muutis Ukraina oma eesmärke. Tulekahjud oleksid boonus. Ukraina tegelik eesmärk oli rafineerimistehased võimalikult kauaks sulgeda. Kuidas nad seda teeksid? Tabades kriitilise tähtsusega seadmeid, mille jaoks on Venemaal lääne sanktsioonide tõttu äärmiselt raske komponente hankida. Ilmus välja veel üks probleem. Ukraina luure on selgelt piisavalt tugev, et võimaldada riigil korraldada rünnakuid rafineerimistehaste vastu, kuid sellise täpsusega rünnakud pole sugugi lihtsad. Ukrainal oli vaja abi nii sihtmärkide tuvastamisel, mida Venemaa rafineerimistehastes rünnata, kui ka selles, et tema droonid suudaksid üldse nende sihtmärkideni jõuda. See abi on tulnud kahest erinevast allikast. Ameerika Ühendriikidest ja Prantsusmaalt. Lahvatuslikus raportis on Financial Times avalikustanud, et nii Ameerika kui ka Prantsuse luureagentuurid annavad Ukrainale sihtmärkide määramisel abi, mida tal on vaja oma rafineerimistehastele keskendunud strateegia muutmiseks. Tulekahjud ei ole enam eesmärk. Rafineerimistehaste võtmetähtsusega seadmete hävitamisest on saanud peamine eesmärk ning Ukraina teeb seda murettekitava regulaarsusega. Kui olulised komponendid rivist välja lüüa, jääb kogu sõjamasin seisma. Prantsusmaa roll on väga suur. Juba jaanuaris avaldas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et Prantsusmaa annab umbes 2/3 luureandmetest, mida Ukraina kasutab oma sõjas Venemaaga. Macron rõhutas tol ajal isegi, et Prantsusmaa on sellesse rolli tõusnud pärast aastat kestnud ebakindlust USA ja Ukraina suhetes. Kui Ukraina oli aasta tagasi suures osas sõltuv Ameerika luurevõimekusest, täna annab 2/3 sellest luurest Prantsusmaa. 2/3, kuulutas Macron. See avaldus jättis mulje, et Ukraina teeb kõik endast oleneva, et eemalduda USA poolt antud luureandmetest. See ei olnud nii. Võib-olla oleks Macron võinud ka välja tuua, et enamik ülejäänud 1/3 luurest, mida Ukraina sai, ja võib-olla nüüd, kui USA ja Ukraina suhted on 2026. aastal taas soojenenud, isegi rohkem, tuleb ikkagi USA-st. Ja mitte lihtsalt ükskõik milline USA haru. Riigi juhtiv luureagentuur töötab otse koos Ukrainaga, et tagada nende täppislöökide läbiviimine Venemaa rafineerimistehaste vastu. CIA on mängus. Ja Ukraina kasutab agentuuri abi maksimaalselt ära, et luua luureeelis, millega Venemaa toime ei tule. United24 meedia teatab, et sageli on just CIA spetsialistid need, kes tuvastavad konkreetse tööstusmasina, mida Ukraina peab ründama.
Sellele masinale on seatud 2 tingimust. See peab olema Venemaa jaoks kas uskumatult raske asendada või vähemalt peaaegu võimatu parandada, kuna neil puudub ligipääs vajalikele lääne komponentidele. Väljaanne lisab, et CIA luure on olnud samuti ülioluline Ukraina rünnakutes Venemaa Wildberriesi ladude vastu. Wildberries, mida sageli nimetatakse Venemaa Amazoni analoogiks, pakub veebiplatvormi, mille kaudu Vene ettevõtjad müüvad ja Vene tarbijad ostavad. Kuid Wildberries võimaldab müüjatel pakkuda ka sõjalisi esemeid, nagu droonid ja kuulivestid. Seega sai sellest sihtmärk. Ja veel suur sihtmärk. CIA abiga on Ukraina rünnanud 8 ettevõtte täitmiskeskust ja hävitanud selle käigus umbes 860 000 ruutmeetrit toodetega täidetud tööstuspinda. Nii lihtsalt on. 15,4% Wildberriesi kogu laopinnast tules hävinud, mis on ettevõttele ja selle müüjatele põhjustanud miljardite dollarite suuruse kahju. Ilma CIA abita poleks see kõik olnud võimalik. Wildberries on sellest ajast alates püüdnud peita sõjalisi kaupu oma otsingu tulemustest, mis on sisuliselt meeleheitlik palve Ukrainale lõpetada oma lendavate sanktsioonide saatmine. See ei hakka toimima. Ukraina teab, kui oluline on Wildberries nii sõjalise tarnijana kui ka logistilise võrgustikuna Venemaal. CIA abiga jätkab Ukraina ettevõtte rajatiste tuvastamist ja ründab neid tulise raevuga. Forbes lisab, et CIA on juba väga pikka aega Ukrainat kulisside taga aidanud. Alates hetkest, mil Venemaa alustas oma agressioonikampaaniat Krimmi ebaseadusliku annekteerimisega 2014 aastal. CIA on teinud koostööd Ukraina luurega. Korruptsiooni tõttu nõrgenenud institutsioonid on üles ehitatud uuesti. Vene süsteemide jäänused ja nõukogude ajastu spioonimeetodid on kõrvaldatud. Tulemuseks on Ukraina luureteenistus, mis on sama tõhus ja surmav kui ükskõik milline teine. Kõike seda toetavad 2 maailma kõige võimsamat riiki. Praegu teevad Prantsusmaa ja USA koostööd, et aidata Ukrainal korraldada rünnakuid rafineerimistehaste ja teiste sihtmärkide vastu üle kogu Venemaa. Kuid CIA on seotud palju enamaga. Venemaal on toimunud pommirünnakud ja salajased operatsioonid alates täiemahulise sissetungi algusest. Olulised Vene kindralid ja juhid on kõrvaldatud. Ukraina ei võta neid rünnakuid omaks, kuid on ilmselge, et just nemad on nende taga. Ja Ukraina taga, ütleb Forbes, on CIA. Kõik, mida me praegu näeme, on enam kui 10-aastase koostöö tulemus, mis viidi uuele tasemele. 2026 aasta. Täna aitavad Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid Ukraina sõjaväe planeerijatel koostada tegevuskava ja planeerida kaugmaa rünnakuid. Aga kuidas see kõik toimib ja mis on selle kõige lõppeesmärk? Me paljastame kõik, sealhulgas šokeeriva rolli, mida Venemaa ise mängib Ukraina rünnakute võimaldamisel. Aga enne seda, see on sõjasaade. Me uurime pealkirjade taha, et leida tõelised lood. Kui meie kanal on sulle kasulik, siis ära unusta tellida ja vajuta teavituskella, et sa ei jääks ilma ühestki meie igapäevasest videost. Üksikasju selle kohta, kuidas Ukraina viib läbi oma rünnakuid Prantsusmaa ja USA toetusel, annab Financial Times. Väljaanne rääkis 2 droonioperaatoriga, kes mõlemad ütlesid, et insenerid teevad kulisside taga palju tööd juba enne, kui ükski droon õhku tõuseb. Need insenerid valivad sihtmärgid saadud luureandmete põhjal. Samal ajal viivad nad läbi põhjalikke tehnilisi analüüse, et kaardistada tee sihtmärgini, kaardistada rünnakuga seotud logistika ning selgitada välja, millist rolli sihtmärk Ukraina sõja laiemas operatiivskeemis Venemaa vastu täidab. Kui kogu see töö on tehtud, inseneriid annavad Ukraina drooniüksustele ülevaate. Siin tulevad mängu energeetikasektori eksperdid, kes määravad kindlaks need konkreetsed komponendid, mida Ukraina operaatorid peavad ründama, keskendudes eriti neile, mille parandamine või asendamine võtaks Venemaal kõige rohkem aega. Nagu üks operaatoritest ütleb, annavad need eksperdid Ukraina droonispetsialistidele juhised rünnata just neid torujuhtmeid siin või seda korstnat. Tabada just seda kohta siin või seda osa seadmete ühendusest või seda kasti ja nii edasi. Depuud ja naftahoidlad ei jää tähelepanuta, kuid need on nüüd Ukraina kaugmaa operatsioonide kavandamises teisejärgulised. Siiski ei kavandata neid missioone ühe kindla sihtmärgiga. Kõikidesse tegevustesse on sisse arvestatud varuplaanid. Kui plaan A ei toimi, võib olla sellepärast, et Venemaa on paigutanud õhutõrje või on Ukraina soovitud sihtmärk muul viisil kaitstud, siis on olemas plaan B, plaan C ja nii edasi. Iga missiooni sisse on arvestatud mitu sihtmärki, et Ukraina droonid ei teeks pikki reise ainult selleks, et lõpuks tühjade kätega tagasi tulla. Kui operaator ei saa oma esmasihtmärgini jõuda, suunatakse droon eelnevalt valitud teise või kolmandajärgulise sihtmärgi poole. Siin ei jäeta ühtegi rünnakut pooleli, vaid üks varuplaan teise otsa, et olla kindel, et kahju tehakse. Ukraina ei eelda kunagi, et kaugmaa rünnakutega piisab ühest korrast. See oli nii juba eelmistel aastatel, kuid Ukraina tagab kindlasti, et annab endale parima võimaluse tabada oma sihtmärke korduvalt, kuni need sihtmärgid pole enam Venemaa poolt taastatavad.
Seda võib saavutada kas lihtsalt suure hulga droonidega rünnaku ajal või saates vajadusel uue droonilaine, kui Ukraina seda vajalikuks peab. Aga igal juhul võib rafineerimistehas, mida külastavad Ukraina lendavad sanktsioonid, arvestada rohkem kui ühega. Ja kui Ukraina esimene droon suudab kohe alguses sihtmärki tabada, alati on olemas need sekundaarsed ja tertsiaarsed sihtmärgid, mida saab samuti hävitada. See, mida me siin näeme, on Venemaa kogu nafta- ja kütusetööstuse süstemaatiline lammutamine, mida toetavad Prantsuse ja USA luure. See on šoki ja tehnoloogilise surve kombinatsioon, mis on üle kantud droonide ajastusse. Ja nagu Ukraina kaitseministri kohusetäitja Jevgeni Kamara märgib, on see lähenemine, mida Ukraina saab ja peaks laiendama, et teha võimalikult palju kahju Venemaa sõjamasinale Putini enda territoorium. Venemaa ei taha seda. Ta peab juba praeguse Ukraina rünnakute ulatuse juures piisavalt probleemidega toime tulema. Ukraina rünnakud Venemaa rafineerimistehaste vastu 2026. Aastal on olnud palju tõhusamad kui 2025 aastal. See on põhjustanud kütusekriisi, mis on haaranud kogu riigi. Juuli lõpuks oli Venemaa kütusetoodang langenud kuni 40%, kuna olulised rafineerimistehased olid endiselt rivist väljas. See kõik on tingitud Ukraina suurenenud täpsusest. Varasematel aastatel võis rünnak viia rafineerimistehase rivist välja vaid mõneks päevaks, kuid nüüd kulub Venemaal taastumiseks nädalaid või isegi kuid. Bensiinimüük on piiratud enam kui 40 Venemaa piirkonnas. Vene naftatöötlemine on aastatagusega võrreldes langenud 25%, jõudes 20 aasta madalaimale tasemele. Ning bensiini tootmine riigis on vähenenud 17%. United24 meedia avalikustas selle 2 juuli raportis. Ja samal ajal peab Venemaa kuidagi leidma viisi, kuidas toime tulla kodumaise kütusenõudluse tipuga, mis tavaliselt saabub augusti ja septembri vahel. Kui kombineerida Ukraina droonid USA ja Prantsuse luurega, saad surmava kokteili, mida Venemaale jõuga peale surutakse. Kuid sellele kokteilile lisatakse veel üks koostisosa, sortsuke Vene viina, mille Venemaa ise on tahtmatult andnud oma endise Nõukogude impeeriumi kaudu. Mida me sellega mõtleme? Rääkides Ukraina rünnakutest, ütleb Ukraina endine kaitseminister ja nüüd Kiievis asuva kaitsestrateegiate keskuse juht Andrii Zahorodnjuk. Me mõtleme Venemaast kui süsteemist. Selle süsteemi mõistmine võimaldab sul tuvastada kriitilised osad, kus mõju on palju suurem. Šokeeri süsteemi, rebides välja selle südame ja aju ning keha variseb kokku. Ja lisaks lääne luurele teab Ukraina täpselt, kuidas neid šokke tekitada, just tänu Venemaale endale. Venemaa ja Ukraina energiasüsteemid on väga sarnased. Need süsteemid on ehitatud Nõukogude aja disainide järgi ning neid kasutatakse Ukrainas siiani. Ja tänu sellele teab Ukraina täpselt, milliseid tööstusprotsesse Venemaa rafineerimistehased kasutavad, samuti nende peamisi toimimise nõrku kohti ja seadmete paigutust. Ukrainal tuleb vaid vaadata oma enda energiataristut, et näha, kuhu Venemaal tuleb rünnata, millised sõlmpunktid tuleb välja lülitada. Ja kui Ameerika Ühendriigid ja Prantsusmaa sekkuvad, et lisada mida sinna kuhu juurde, Venemaa satub piinlikku olukorda, olles ise oma allakäigu arhitekt, tuginedes Nõukogude impeeriumi ülesehitamisele, mis on inspireerinud Putinit. See on Venemaa jaoks kohutav iroonia, nagu ka tõsiasi, et Ukraina on selle sõja jooksul õppinud Venemaalt, kui laastavad võivad olla rünnakud energiataristu vastu. Kahjuks õpime venelastelt, ütleb Zahorodnjuk ajalehele Financial Times. Nad teevad meiega siin täpselt sama, lisab ta. Peamine erinevus on selles, et Ukraina saab oma läänepartneritelt kätte selle, mida ta vajab remonditöödeks ja kahjustatud seadmete asendamiseks. Venemaa ei saa. See on ummikus, isoleeritud ja ümbritsetud sanktsioonide merest, mis takistavad tal saada lääne komponente, mida oleks vaja Ukraina tekitatud kahju kiireks parandamiseks. Venemaa muutub meeleheitlikuks. 3. juuli raportis ütles Vladislav Blazjuk, kes on Ukraina presidendi nõunik ja sanktsioonipoliitika esindaja, ütles Ukarinformile, et Venemaa peab nüüd lootma Hiinale, et saada kätte komponendid, mida ta kasutab. Probleem, ütleb Blazjuk, on selles, et Hiina koopiad ei ole usaldusväärsed. Parim näide on navigatsioonimoodulid ja teatud suure täpsusega mikrokontrollerid. Mitmel juhul on venelased olnud sunnitud üle minema alternatiivsetele komponentidele, millel on kehvemad omadused või mis nõuavad süsteemi olulist ümberkujundamist. Meie ülesanne on muuta see protsess võimalikult raskeks ja kulukaks, ütles Vlazik. Midagi sarnast hakkab juhtuma ka Venemaa rafineerimistehastes. See töötab ainult Ukraina plaani kasuks. Odav koopia, mis kergesti puruneb, võib sundida süsteemi ümber kujundama, nagu näeme Venemaa rakettide puhul. Ja see võib isegi põhjustada rikkeid, mis viivad rafineerimistehased taas rivist välja. Aga Venemaal pole valikut. Ta saab valida kas kehvad komponendid või üldse mitte midagi. Ja ta peab valima esimese variandi. Mis edasi saab, see läheb Venemaa jaoks ainult hullemaks. Prantsuse ja USA luureinfovoogu ei piirata, mis tähendab, et Ukraina droonid ei kao kuhugi. Tegelikult see pole päris täpne. Nad lähevad kuhugi, ja see koht on sügavamal Venemaal, kui Putin kunagi arvas võimalikuks. Kuna Ukraina droonitehnoloogia paraneb, suudavad nad rünnata järjest sügavamale, mis avab rohkem võimalusi kasutada lääne luureinfot, et tekitada rohkem kahju.
Ukraina suudab nüüd rünnata ükskõik millist sihtmärki Venemaa Euroopa osas. Ukraina parimad droonid suudavad lennata üle 3000 kilomeetri ja töötatakse välja uue põlvkonna kaugmaasüsteeme, mis suudavad rünnata veelgi sügavamale. Ukraina president Volodymyr Zelenskõi ütleb, et üle 5000 kilomeetrise lennuulatusega droonid on arutlusel ja võivad olla Ukraina operaatoritele kättesaadavad juba 2026 aasta lõpuks. Aastaks 2027 loodab Ukraina omada droone, mis suudavad lennata 10 000 kilomeetrit. See avab veelgi rohkem sihtmärke, mis on Venemaa jaoks väga halb uudis. Ka Ukraina ei jää loorberitele puhkama, samamoodi nagu ta arendas. 2025 aasta edule tuginedes välja täpsema strateegia. Vabandust, sõnamängu pärast. Plaanib ta ka sel aastal saavutatud tulemusi edasi arendada. Zelenskõi peab regulaarselt kohtumisi oma kõrgete sõjaväelastega, et uuendada sihtmärkide nimekirju ja seada uusi prioriteete. Juuli lõpus kiideti heaks uus süvarünnakute plaan, mille tulemusena andis Zelenskõi loa uute rünnakute läbiviimiseks. Keegi väljaspool Ukraina kõrgeimaid ringkondi ei tea veel, mida rünnatakse. See ongi taotluslik. Mida vähem Venemaa teab, seda vähem saab ta Ukraina rünnakute vastu ette võtta enne, kui droonid kohale jõuavad. Kui me oleksime kihlvedudele panustajad, siis me arvaksime, et enamik Ukraina nimekirjas olevatest sihtmärkidest on tõenäoliselt valitud Prantsusmaalt ja USA'st saadud luureandmete põhjal. Venemaa ei suuda selle kõige vastu end piisavalt hästi kaitsta. Riik on nii suur, et pole võimalik kaitsta kõiki sõjaliselt olulisi objekte Ukraina droonide eest. See suurus, mis on olnud suur eelis maapealse sissetungi vastu kaitsmisel, on Kremlile muutunud äärmiselt raskeks koormaks. Putin ja tema kaaslased peavad nüüd pidevalt õhukaitset ümber paigutama. Need peavad ära arvama, mida Ukraina võib rünnata ja viima kaitsemeetmed nende sihtmärkide juurde, jättes teised sihtmärgid haavatavaks. See on prioriteetide seadmise mäng, mida Venemaa ei arvanud kunagi, et peab mängima. Ja see mäng soosib Ukrainat. Nüüd, kui Ukraina droonid suudavad lennata nii kaugele, et tabada rafineerimistehaseid Siberis, seisab Venemaa silmitsi veelgi rohkemate selliste valikutega. Kui see pikem lennuulatus, millest Zelenskõi räägib, saavad sel aastal ja 2027 aastal teoks, tuleb juba niigi pingul Venemaa kaitse veelgi enam laiali tõmmata, kuni see murdub. Kaugus ei ole Ukraina jaoks enam takistuseks. Venemaal ei ole enam strateegilist tagalat alles. Alles on vaid 100 sihtmärgid, mis kõik on Ukraina droonide ulatuses või varsti sinna jõudmas. See on Venemaa uus reaalsus. CIA ja Prantsuse luure on ühinenud Ukrainaga, et kulutada Vene sõjamasinat. Munapurustajad lendavad nüüd peaaegu iga päev. Ja iga kord, kui nad ründavad, olgu see siis olulist masinat rafineerimistehases või sõjaväebaasi, mis pidi asuma turvatsoonis, peab Putin vastu võtma järjekordse hoobi kubemesse. Lõpuks viiakse Venemaa põlvili. Sõjaline suurvõim muudetakse värisevaks vrakiks, kust igast avausest voolab välja naftat ja kütust. Tõendid Ukraina ja tema Prantsuse ning Ameerika partnerite suurepärasest koostööst jõuavad meieni igal nädalal. Kuid just Wildberry's rünnakutes pälvis see lääne luure ja Ukraina tulejõu kombinatsioon juulis tõelist meedia tähelepanu. Me puudutasime neid rünnakuid selles videos. Nüüd saate nende kohta rohkem teada ja mõista, miks need tegelikult olulised on, vaadates meie videot, kus käsitleme nende rünnakute ulatust ja seda, kui suure löögi need on andnud Vene sõjamasinale. Aga enne kui lahkud, ära unusta tellida sõjasaadet. Pakume sellist analüüsi kõigis oma igapäevastes videotes ja oleksime rõõmsad, kui liituksid meiega. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!